kolleegi soovitusel väike video siis Renault kõige uusimast mudelist Space. Tegemist on siis vähemalt minule sellise Austali suurema versiooniga. Et ka Austal oli minu jaoks Renault'est nagu väga okei sõiduk. Ja nüüd uus Space, mis varasemalt oli justkui nagu bussilaadne, on siis justkui selle Austali pikendatud versioon. Ega sellel sõidukil on siis 7 kohta. Etteruttavalt võib öelda, et need 2 tagumiskohta on pigem sellised lapsekohad, mitte täiskohad. Sõiduk ise on täis hübriid, ehk siis tegemist on nii elektrimootori kui bensiinimootoriga. Et kui siiamaani Toyota on olnud selline lipulaev nende tootmise juures, siis teised proovivad samasugust teha, et antud juhul on küll vahe selles, et selle mootori töömaht bensiinimootoril 1,2, mis näiteks Toyota puhul, kui võrrelda, siis minu meelest see suurem bensiinimootor annab nagu ökonoomse mõttes nagu paremat tulemust, aga sinna jõuame. Masinal on 146 kilovatti maksimaalset võimsust. Automaat, ei ole variaator, ja väidetavalt 15-käiguline automaat, 3 erinevat sõidurežiimi, 200 hobujõudu antakse võimsust hobujõududes ja nii-öelda tootja annab VLTP 4,8. Ma arvan, et seda on nagu raske saavutada. Aga samas tuleb öelda, et suur samm on tehtud edasi. Et minu testsõiduaeg siin rasketes oludes ma suutsin saavutada täiesti tavarežiimis 6,5. Et kui võrrelda siin hetkel teiste sõidukitega, siis võiks aimata, et selle minimaalne keskmine kütuse kulu jääb kuskile 5,5 või pisut 6 alla. Väga rasketes oludes oli selle sõiduki keskmine tarbimine pool linna, pool maanteed selline 7 liitrit 100-le. Sõiduk ise on väga mugav, nagu ikka, suured ekraanid, korralikud istmed, sõiduasendi saab väga kergesti paika, et selles pole midagi ette heita. Siis taaskord on selline suur lai ekraan, mis mulle endale väga ei meeldi. Selle auto puhul on küll kõik näidikid võimalik endale nähtavaks teha ja rooli ja asendit selliselt sättida. Kõik tavapärased kiirushoidiku funktsioonid, raadiot, telefonid, raadio on küll endiselt nii-öelda roolisamba peal, sõidu, režiimide valimine, käigukang on toodud roolisambale, mis on väga mugav, küll minu jaoks natukene harjumatu tagurpidi, ehk siis drive on nii-öelda taha, mitte ettepoole. Siis samamoodi kõik juhtmevabad ühendused, Android autod, kõik asjad, kliimad, kõik sõiduabid, kõik mis vähegi võimalik, saad kõike vaadata, reguleerida, elektriistmed, väga mugav keskkonsool, et lisaks topsihoidikutele on siis liikuv konsool, kus on all veel panipaigad ja lisaks on siin taga veel panipaigad, et väga mugav on kätt siin hoida ja see mulle väga meeldib. Siis istmed antud mudelil, mis on keskmise varustustasemel, aga paketiga on siis täis elektriliselt massaažifunktsioonidega. Sõiduabid ja kõik sellised asjad töötavad väga hästi. Ei oska ühtegi halba sõna öelda, et siin on kindlasti insenerid teinud korralikku tööd. Rool mulle sellel autol väga meeldib, väga mugav keerata, selline kandid sees. Et siin sõidu mugavusel ma ei oska mitte midagi ette heita, et väga vaikne. Hästi püsib, sõiduabid kõik töötavad korralikult, ei ole sellist nurgelisust, korralik helisüsteem, tagareas nii-öelda 5-kohaliselt väga palju ruumi, kõik mahuvad ilusti ära, kõik pead jäävad terveks, kuskile ära ei löö seda pead, uks piisavalt avatuna ja saab hästi sisse, tagaosas ruumi nii-öelda pikkuse mõttes kõvasti, natukene võiks olla ta laiem, kui arvestada, et sa tahaksid näiteks siia panna loomapuuri sisse ja midagi veel, et siis jääb natukene siin nagu kitsaks. Nüüd tagumised istmed on küll sellised lasteistmed, et ta 7-kohalisel versioonil, ütleme see tagaiste on suhteliselt selline, kus ma ütlen, häda pärast ja tal väga suurt nagu sisu ei ole. Pigem, ütleme, 5-kohalisena on
tegemist suure mahtuniversaaliga. Kui vaadata siia taha poole, et kui ma olen toonud selle istme nüüd sellise asendisse, et siia taha oleks võimalik ära mahtuda, siis tagumine istmeruum nagu jääb nagu väiksel linnamaasturile, aga eks see on see kompromissi koht. Aga samas kõik selline materjalid ja kvaliteet tundub nagu väga mõnus. Ja kui ma väga suur Prantsuse autofänn ei ole olnud, siis 2 viimast, nii see masin kui siis ka Austal on minu meelest täiesti okei ja täiesti kaasaegne ja väga mõnusa sõidukogemusega sõiduk. Hinnad sõidukil hakkavad sellest 40 000, kõrgem varustustase on 45 000 ja siis veel lisaks igasugused paketid, mida on võimalik siia juurde valida. Aga muidu julgen soovitada, et kellel selline asi meeldib ja kulud nii sõiduki ostmisel kui sõitmisel on vastuvõetavad, siis on täiesti okei, suur, pikk linnamaastur.